Konrad Mägi maal Veneetsia on meil eeskujuks. See on 1922-23 valminud maal, õlimaal. Ja meie vaatleme rohkem taevast. Seal on näha pintslilööke hästi, mis suunas need on käinud. See ei ole sugugi selline pehme udutamine. Värve on segatud justkui otse maali peal. Ja kasutatud on siniseid toone, aga ka näeme seal beežikaid, kergelt roosakaid, heledamaid ja tumedamaid toone siis kokkuvõttes. Ja vees on ka peegeldused, aga praegu vaatamegi just taevast, sest Konrad Mägi taevas on tihtipeale selline, võiks öelda, kirju. Meie vaatleme ja proovime 4 erinevas tehnikas natukene siis Konrad Mägi taevamaali osast eeskuju võtta. Esimene näide on tehtud värvipliiatsiga. Kuidas segada värvipliiatsiga pinna peale värvitoone. Teises näites siis kasutame õlipastelle, kuidas õlipastellidega segada värvitoone. Kolmandas teeme seda sama akvarellidega ja 4. akrüüliga. Värvipliiats on selles mõttes kõige pretensjoonikam, et värvipliiats ise kipub olema selline pigem terav, temaga suurt pinda on mõneti võib-olla raske teha, aga samas mitte sugugi võimatu. Et siis mitte saavutada sellist kriipsutamist, vaid just nimelt pinda. On hea värvipliiats asetada pigem natukene, et paberile lähedale külili ja mitte nii väga teravalt seda pliiatsi joont püüda teha, vaid just nimelt küljega rohkem, pliiatsi värvi küljega. Et siis saab sellist natuke suuremat, laiemat pinda teha. Ja ei ole vaja siin ka ühte sellist kindlat suunda, vaid võib täiesti julgelt proovida segada erinevaid suundi. Püstipidi, võib-olla natukene ristipidi. Ja samamoodi, nii nagu me seal Konrad Mäe maalil nägime, siniseid toone, võib-olla võib natukene ise ka juurde panna, lillasid, mingeid heledaid, beeže. Ja katsetadagi sellised segada värve kokku. Järgmiseks õlipastell. Õlipastelliga on mõnes mõttes jälle parem selliseid pindu saavutada, maalilisi pindu just. Ta on üsna sellise sarnase tulemusega õlimaalile. Ta on, nagu nimigi ütleb, õlipastell, ta on selline kergelt õline, ta ei näppe natuke määrib ka, aga seda on väga hea segada omavahel, neid värvitoone. Segunevad, õlipastell ei kuiva niimoodi ära ja segada saab isegi üksteise peale. Muidugi on see, et kui on väga-väga sile paber, siis on natukene raskem. Minul on siin kasutatud natukene krobelisemat akvarellpaberit, vesivärvipaberit ja selle peal segunes päris hästi. Akvarell erineb nüüd kõige rohkem nendest jälle oma tulemuse tõttu. Akvarell on hästi õrn tehnika. Ta ei ole nii väga tugevalt kattev, ehkki selliseid tugevamaid toone saab hiljem kuivades peale teha. Akvarelltehnikad on väga erinevaid. Siin olen pigem teinud sellist märjemat maali kuivale pinnale. Võiks ka enne paberi märjaks katta ja proovida siis teha, siis seguneb veel rohkem omavahel. Aga siin on kasutatud sellist kuiva alust ja sinna peale tehtud. Üsna märja värviga. Akvarelliga peab muidugi olema ettevaatlik, et mitte ära nühkida või üle töödelda juba tehtud maali osa. Et kui on kangesti tundub, et tahaks üle teha, siis tuleb olla kannatlik ikkagi ja lasta tal vahepeal ära kuivada ja siis alles üle teha. Muidu määrdub ja muidu läheb ka võib-olla paber katki, kui on natukene kehvem paber. Nii et tuleb natukene mõelda ja siis otsustada, kuhu see värv läheb, mida sa sinna panna tahad. Akrüül on kõige sarnasem sellele tehnikale, mida kasutas Konrad Mägi. Tegemist ei ole nüüd küll õlivärvidega, aga üsna sarnase konsistentsiga vesialusel värvidega.
ehk siis mitte õli, vaid siis vesine värv. Aga ta on paks, selline kreemias värv. Ja kuivab muidugi kiiremini kui õlivärv, aga kellel kodus on, võib seda ka katsetada. Et saab värve segada, kuniks nad ära kuivavad, siis muidugi enam ei saa, siis ta hakkab veel üle katma. Aga võib just nimelt sellises natukene pintslitõmbeid välja jätvas stiilis proovida, siis teha sellist taevamaali, kirjut, nagu Konrad Mägi tegi. Nii et katsetage, valige endale üks meelepärane tehnika ja võib-olla midagi, mida siin ei ole näidatud, aga teil kodus on ja tahate katsetada. Võite ka sedasi proovida.